Head kuulajad ja vaatajad Raadio 7 ja YouTube'is. Täna alustame Keskhommikut natukene värskendatud koosseisus. Brüsselist on kohale jõudnud Europarlamendi liige Yana Toom ja Keskerakonna liige samamoodi. Ja Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhin Janek Mägi. Ja millest me muidu täna ikka alustame loomulikult Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisest. Päevakava on vähemalt võtme riigijuhtidele väga tihe, algab lipu heiskamisega, siis on pärjad, siis on kirik, no üsna selline mitmekesine programm. Ja kuidas te siis eilset päeva tähistasite, et Jaan, alustame sinust? No ma pean tunnistama, et ma ei käinud hommikul Toompeal. Eelmine aasta ma läksin lapsega. Ta jooksis pikali, rahvast tuli kui murdu. Ja see aasta mõtlesin, et ma ei lähe. Hommikul mul oli selline, ma olin parasjagu üksinda kodus ja mul see lipuvaras on päris nagu pikk niimoodi kõrge seina peal. Ja siis ma pidin seal igat pidi mingi toole sinna toppima. Ühesõnaga naaber sai naerda. Siis lõpuks tuli, ütles, et kuule, ma panen sulle lipu üles ära. Kui sa praegu kukud siia ja murrad jala, siis nagu on halvasti. Ja see oli päris armas ja päris naljakas ja kogu nagu meie külake oli selline hästi pidolik. Muidu ausalt öeldes, õhtul läksin vastuvõtuna ja vahepeal jooksin, nagu naised ikka enne vastuvõttu. Lauri teab, ma usun, tema naine jooksis ka ringi. Ja soengud värgid. Lauri, sind ma nägin kirikus kindlasti, ma arvan, et sa olid ka lipu heiskamisel. Jaa, ma olin ka lipu heiskamisel, et kui sa võtaks nagu väga lühidalt selle päeva kokku, et väsitavalt rõõmus päev oli. Ehk siis tegelikult tõesti, et üritus oli palju, sündmusi oli palju, kõnesi, mida pidi kuulama, oli samuti palju ja loomulikult presidendi vastuvõtt Estonias väga meeleelukas ja selline rõõmus sündmus, aga ikkagi väsitav. Et pean ka tunnistama, et ma läksin poole peo pealt ära, kuna ka abikaasa juba väsis ära. Ja niimoodi me läksime tuttu ja hommiku üles uuesti tööle. No, te istusite saalis ja vaatasite ka seda programmi, et tegelikult mida arvustatakse, kohe jõuame kõikide kõnedeni, aga seda eeskava, seda etendust, et mis mulje see teile jättis? See oli väga värske, ma tegelikult natuke pelgasin, sest mõned korrad oli nii, et keegi minu kõrval lausa niimoodi tasakesi norskas hästi delikaatselt. Eile oli keegi norskanud, kõik oli väga oled sa kindel? Oli väga äge visuaal, see valgus, see oli väga hästi tehtud. No muidugi see poiss, see Theodor, see oli nagu staar, siin pole mingit küsimust, absoluutselt suurepärane poiss. Tegelikult Ivo Linna oli ka, see kõik oli väga tore. Mõned asjad tekitasid küsimust, just üritad saada nagu lavakeelest aru, on ju. Et vahest nagu sa vaatad ja mõtled, et mida see peaks tähendama. No siis kuidagi need asjad jooksevad nagu loksuvad paika ja et oli väga päris tore selline värskendav asi, nii et suured tänud tegijatele, aga see Theodor, issand, see on lihtsalt ulme see poiss, lihtsalt ulme. Mina vaatasin telekast ja see jättis tõesti ka väga rõõmsameelse mulje, meil oli väike seltskond laua ümber ja me märkasime, et ka kohe seda, et seal on tulemus nüüd midagi põnevat. Mingit intervjuud ta andsid. Ta andis mitu. Ta nii nagu vahetu, nii tore, et president on kõige tähtsam inimene, ma hoidsin ta käest kinni, isegi higistasin. See kõik oli lihtsalt. Nii päris. Nii päris. Siiras poiss oli tõesti. Aga vaata, kui see kogu see etendus algas, siis esimese 5 minuti jooksul meil koos abikaasaga tekkis mõte, et oi, et nüüd on liiga tiip on äkki kogu see etendus, aga ei, et selles mõttes ta rullus lahti, ma ise kava ei lugenud, abikaasa luges läbi, aga ma arvan, et see üldtemaatika, võib-olla räägiti ka sellest telekast, oli ikkagi päevakajaline, et meie ühiskond kogu aeg kuskil jookseb, aega meil ei ole, meil on probleemid, seal samas ju toodi välja kogu selle õpetaja temaatika, pereväärtused ja minu arust ka see lavastus, mis oli, et mingi hetk Theodor mängis koos teiste näitlejatega ja pani seal neid legosi ja klotse kokku, see näitas jällegi, et perekond peaks võtma aega lastega tegelemiseks. Ma arvan, et see nagu rullus niimoodi oma loo lahti kogu see etendus ja ei, ta oli väga sümpaatne ja loomulikult minu arust peale Ivo Linna esinemist ma saan aru, et nüüd läheb nagu heaks ja ta läkski.
no seal oli üks nagu moment, mis mind, no mind häiriselt häiris, aga mul tekitab see küsimusi, see oli omadele. Ma mõtlen, et nagu mingi välismaalane, isegi see, kes oli saalis, ta ei saaks mitte midagi aru. Sest algas selles siiru-viirulises, kullakarvalises ja läks nagu edasi. See oli nii eestlastele tehtud. Et see oli nagu laulupidu, mis oli ka enda oma või oma enda. Ja, see oli meie pidu ju. Ja ma saan aru, aga kui sa juba kutsud, no seal oli ju ka kõik võimalikud saadikud, nagu, no võiks nagu midagi teha, et oleks inimestele väljaspoolt ka natuke aru saadav. Nemad saavad veini. Ma arvan, see ei olnud. Ei, kuule, no selle jätame kõrvale. Aga kas see vastuvõttu pakuti, et tegelikult minu arust moodne oleks see, kui oleks kõik alkoholi vaba? Ja, no ütleme niimoodi, et kui meie peole jõudsime, siis rohkem ei pakutud. Olid tunnid juba alanud. siis oli juba tehtud kõik läbi. Olgu, aga ühesõnaga ma saan aru, et pidu vähemalt meeleolu oli ülev ja seda oli ka telekast näha, aga nüüd vabariigi aastapäeva vahetus läheduses alates siis 23. mil peaminister alustab oma kõnega Tartus, siis tuleb päris mitu kõnet. See ei ole ainult presidendi kõne, on ka peapiiskopi kõne, kaitseväe juhataja kõne, Riigikogu esimehe kõne, peaministrit ma juba mainisin, need on vähemalt 5 sellist, Eesti suunda sättivat kõnet meil on. Ja kas nad on head või halvad, see on nüüd omaette küsimus, aga küsimus võib-olla teile on see, et mis mulje selle aasta kõned jätsid, kas olid liiga depressiivsed, meeleolukad, rõõmsad, missugused? No esiteks ma pean tunnistama, et 5 mainitud kõnest ma kuulasin 2. Lihtsalt nii on, et ausalt öeldes, kuna ma olen ise poliitik, me kogu aeg räägime ja kõik me saame kiruda selle eest, vahest sa esined ja siis sa saad sotsiaalmeedias kommentaare, mis te seal räägite, tehke juba ometi midagi. Ja endaga hakkab see suhtumine tasapisi nagu külge, et mis te räägite, teeme juba ometi midagi. Nii et minu jaoks on 2 väga märgilist kõnet, muidugi peaministri kõne ja presidendi kõne ja siin me jõudsime minu hea kolleeg Nikolaiga eile peaaegu öösel arutasime presidendi kõnet ja siis ta ütles ju ka väga tärava mõtte, ma hakkasin mõtlema, et kurat kui õige. Ta ütles, kui kahju, et president ei ole peaminister ja peaminister ei ole president. Et tegelikult see presidendi kõne, see oli riigijuhi kõne, aga meie presidendi volitused on nii piiratud tegelikult, me ju teame nagu sellest kõik. See on väga kahju, et nii tore, tark, empaatiline inimene ei ole meil valitsusjuht. Nagu ma tühidalt kokku võtan. Sest president kogu lugupidamise juures Allar Karise ees isiklikult, president võib rääkida mida iganes, see väga asju ei mõjuta. Ta teeb sulle head või halba nii-öelda hinges, aga tegelikult asjade käiku ta väga ei mõjuta. Aga peaminister on ikka päriselt nagu võim ja meie peaminister seda võimu selgelt kuritarvitab. Ja veel noomib, kui sa julged kritiseerida või omad teist arvamust, ehk siis see oli tegelikult üleüldine, mis tema sellest kõnest ju Tartust välja tuli, ehk siis on olemas õige arvamus ja on olemas vale arvamus. Ja nii palju, kui ma olen ka Tartu inimestega rääkinud, siis tegelikult ja nende inimestega, kes osaliselt olid ka üritusel kohal, siis tegelikult on nad hästi veelgi rohkem kriitilisemad peaministri osas kui ennemgi peale seda kõnet. Ma arvan, et see oli ikkagi täiesti möödalask ja nii nagu ka paljud arvustajad ka läbi meedia on öelnud, et see oli Reformierakonna siis partei nii-öelda mingi ürituse kõne, aga ta ei olnud kindlasti nagu Eesti Vabariigi peaministri kõne, et ta ei olnud suunatud kõigi Eestimaa rahvastele, vaid oli kitsaringile ja veel noomiva sellise hoiakuga. Aga mis puudutab presidendi kõnet, ma arvan, see oli üks parimaid kõnesi. Et ta oli väga tummine, ta oli õiged teemad välja toodud, olid ka nii-öelda kontrollteemad, kohustuslikud teemad, aga ikkagi see tuumik keskendus inimeste toimetulekule, pereväärtustele ja loomulikult kõige suurem probleemil Eestis. See on demograafiline kriis ja seal on väga palju küsimusi, et kuidas see mõjutab üleüldiselt meie riigi kestlikkust. Mulle selle üle on väga hea meel, et president mainis seda arvu 9092 ja see on siis laste arv eelmisel aastal
et ta julges selle teema tuua, sest see on väga vastuoluline, sest noh, moodne suhtumine sellesse teemasse on ikkagi pigem nii, et ise vaatame, mis teeme, kas tahame üldse lapsi või ei taha ja noh, loomulikult see individuaalselt ongi nii. Ja see on isiklik teema, aga riigina on meil ikkagi reaalne mure, et naljaga pooleks või mitte, aga ega kinnisvara hinnad ei saa kasvada, kui inimesi juurde ei tule, nad saavad ainult kahaneda. Majandus tervikuna täpselt samamoodi, kui turgu ei ole, eks ole, noh, need küsimused on, et ta julges selle teema avada, et see marras oli tubli. No jah, ma olen siin nõus küll, aga no ma vaatan teid ja mind tegelikult väga häirib see demograafia arutelu, sest reeglina räägivad sellest mehed väga, no mitte reeglina, aga väga tihti mehed, kellel on 2., 3., 4. abielu. Mina siin sain kiruda ühel koosolekul meil vist ei ole, ma jõuan teieni ka, oota, see pidi olema kirstordil, ära jookse ette. Olgu. Ma sain kiruda ühelt erakonnakaaslasest, kellel on 3. abielu, kes ütles, et tema küll teab, kuidas lapsi saada, ta on nii mitu last kasvatanud, nii oma lapsed kui ka kasulapsed. Ma vaatasin, mõtlesin, et kuule mees, see on muidugi iga naise unistus, et sa läheksid niimoodi laia maailma peale ühelt naiselt teisele nagu siin mingi liblikas. Et teie olete selles mõttes nagu erand, see tõttu teiega ma olen nõus seda arutama. Te olete mõlemalt korda abielus, teil on mõlemal mitu last, ühesõnaga need on need mehed tegelikult, noh, keda tuleb kätel kanda, aine. Need on, saad aru, see lapse saamine, see pole ju ainult naise nagu otsus, on ju, sul on ju vaja kedagi, keda sa usaldad, kes sind toetab, kes võtab vastutuse ja nii edasi. Nii et ma nendele, kes kiruvad neid naisi, see tegelikult need vabandage, fertiilses eas naiste osakaal ühiskonnas on ju nagu kahanemas. Ja kõik vaatavad neile otsa, et nüüd lahendage probleeme, hakkagi maksu maksmed meile tootma. Tead, noh, võtke mehed vastutust ka. Ja kui ma räägin meie enda nagu noorte erakonnakaaslastega, ka meestega, ega nad ei põle entusiasmist. Nad ei taha endale seda vastutust. Et selles mõttes, et siin on mingisugune pööre nagu toimunud ühiskonnas ka, aga ma pean mõtlema, kui ma vaatan oma nagu elu peale, tagasi juba, ma olen juba vana inimene, et 5 last. Ma oma tütrele ma küll sellist elu ei tahaks, ma ütlen. Ma ei taha. See oli ikka ränk. See oli ikka nii raske. No, nii raske. Ja mingisugust nagu tuge, ma ütleks, et riik tuleks kuskil appi. No seda pole olnud. Nii et, ühest küljest ma saan aru. Aga mina saan ka sinuga ainult nõustuda, et see, mis sa ütlesid, ei, ma ütlesin, ma saan ainult nõustuda, et see ongi õige, aga ma lihtsalt pigem tahtsin viidata, et president julges sellise teema, mis on just täpselt nende vastuoludega seoses üldse üles tõsta või noh, tema kõnekirjutajad või kes iganes selle talle sinna aitasid. Selles mõttes vabandan, ma lihtsalt ütlen ühe sõna vahele, siis kui Lauri rääkis, mul tuli nagu pähe, no ma olen filoloog. Tegelikult see Kristen Michali kõne kui tekst oli ka väga nõrk. See oli lihtsalt halvasti kokku pandud tekst ja mul oli seda tunnetas pikkades, et selle Ussinovski kõnedelt. See edasi-tagasi läände või see meenutas mulle nii tugevasti Minski ja Kopenhaagenit ausalt öeldes. Mingisugune sama nagu narratiiv, ei suudeta midagi nagu uut leiutada ja minnakse sellega nagu peksma. Aga presidendi kõne oli väga väärikas ja väga sisukas. Aga kahju, et seda võimu tal ei ole. Tead, Jana, aga noh, Michali kõnest rääkides oli nõrk, loomulikult oli nõrk. Ja kas tal on mingisugune lahendusi meile välja pakkuda? Ei ole. Ja seda me näeme ju päris pikka aega, et selles mõttes kõik see aeg, kui me oleme teda näinud peaministrina, kõik see aeg, kui ma olen Riigikogus olnud, ei ole uusi ideid. Ei ole, ta on mikromanager. Ehk siis lihtsalt on ju väga lihtne ju, noh, jutumärkides juhtida riiki, kui sul on eelarve ümber jagamine, lisaväärtust ei tekitata, ei suudeta tekitada ja lisaks, kui vaadatakse, et seal eelarves hakkab nagu raha otsa saama, siis maksustame inimesi. Noh, mis siis nii viga on? Ainult probleem on selles, et riik ei arene, inimeste toimetulek halveneb ja kõike nii edasi, et noh, et see on nagu see probleem ja talt ei tulegi neid ideid, mis nagu meid kannustaks või edasi viiks ja see loomulikult seal peegeldus lisaks kõigil sellele, lisaks noomimisele, mis ta seal kõik välja tõi, et
Nii, aga jätame peo, tuleb järgmine aasta jälle pidu ja võib-olla on järgmisel aastal uus president, me ei tea, sest need valimised on ju ka kohe varsti ja need turbulentsid on õhus väga-väga teravad, aga räägime paari sõnaga ka rahvusvahelisest poliitikast. Sina, Jaan, oled ju meil tegelikult ikkagi Euroopa südamel oluliselt lähemal kui meie Lauriga, meie istume siin külmas Eestis, aga sul on seal... Millise organiga sa siis külma Eestit võrdaksid? Ütle mulle, mina olen südames. Kus oled sina, Janek? No ma ei tea, ma olen peas võib-olla. Et öeldakse, et kõik on peas kinni ja nii edasi. Aga Itaaliast olid huvitavad uudised, et seal on nüüd CO2 ära likvideeritud, et seda probleemi enam ei ole. Itaallased enam CO2 imiteeri. Jah, et kuidas see võimalik oli? Et lahake palun see teema mulle nüüd ära, et tehke mulle selge, kuidas see võimalikuks sai. Kuidas see võimalikuks sai või? No esiteks, mis Itaalia peaminister ütles, et nad võtavad CO2 komponendi elektri nii-öelda tootmishinnast välja, aga teisest küljest see pakett läheb maksma Itaaliale 3 miljardit. Ehk siis seda makstakse kinni Itaalia eelarvest. Ma arvan, et ja see tegelikult nii ongi, et lühiajaliselt see kindlasti annab hoogu majandusele, tööstusele, kes on valdavad ju nii-öelda sõltuvad ikkagi elektrihindadest ja loomulikult see mõjutab üleüldist toimetulekut. Ma arvan, et see on selline nendepoolne panus selleks, et elavdada veelgi rohkem majandust. Nüüd on see küsimus, et milleni see kõik viib edasi. Et me oleme kuulnud, kuidas ka teised riigijuhid on selgelt öelnud, et ETS-süsteem tuleb lahti võtta, need signaalid tulevad juba väga tugevad ka Saksamaalt, et kas see viib kogu see protsess selleni, et ETS võetaksegi lahti, vaadatakse üle, vaadatakse piirmäärad üle, sellepärast praegu on nad päris kõrged, 1 tonni CO2 eest turuhind on seal kõigub, kuni 90 natuke alla, praegu on ta alla tulnud, aga igal juhul on see probleem ka meil väga oluline lahendada, sellepärast, et kui me tahame, et meil oleks energeetiline julgeolek, seda me saame tagada läbi meie põlevkivi ja ainult läbi meie põlevkivi kasutamise, siis see samm on meie jaoks väga oluline, et ka põlevkivist saaks selle CO2 komponendi ära eraldada, siis elekter läheb lihtsalt soodsamaks, inimestel läheb arved väiksemaks, see on praegu väga oluline teema ja loomulikult see mõjutab meie majandust, väga suuresti meie majandust. Jana, kas see on lahendus? Ma alustan sellest, et Giorgio Meloni ei ole kahtlemata minu lemmik. Ta on väga tark, ta on väga karismaatiline, aga ta on muidugi populist, aga on selles mõttes selline tark populist, ta ei peksa nagu segast, ta ootab seda õiget hetke, kui asjad hakkavad muutuma ja siis ta üritab olla selle protsessi eesotsas justkui. Tegelikult kokkulepe Euroopa Komisjoni poolt, et see ETS-süsteem läheb üle vaatamisele, oli sõlmitud loetud päevad enne seda, kui Meloni tule välja oma algatusega. Eks ta juba teab, et see läheb muutusele. Aga tal on vaja seda teha. Teate, on ju miljon filmi, kõik võimalikud lahutused Itaalia moodi ja nii, et ühesõnaga see Itaalia moodi, see on selline, ja see on nagu ütles mulle itaallased, see on lahendus Itaalia moodi, mis justkui pakub lahendust tegelikult sellele, mis juba nagu otsustatakse. Aga see on õige samm, selles mõttes ma olen Lauriga 100% nõus, tuleb veel öelda, et tegelikult seal on teine börs, meil on ju erinevad börsid. Meil on siin Nord Pool meie piirkonnas, Itaalias on seal keegi teine ja need hinnad ei ole ka ühesugused. See süsteem on nii, ma lihtsalt nagu räägin lahti, et inimesed kuulevad kvootidest, et kvoote eraldatakse iga aasta natuke vähem kui eelmine aasta. Seda tehakse selleks, et see hind nagu tõuseks ja siis sellega nagu tekib see sund mitte kasutada neid fossiilsed kütused elektri tootmisel. Aga nagu me näeme, kui ei ole tuult, ei ole päikest, siin veel jõed külmusid, kuna me saame ju tegelikult reeglina, me saame Soomes hüdroenergiat, aga tänavu oli väga külm talv, sealt ka midagi ei tulnud, siis me oleme kõik sunnitud kasutama kas gaasi või siis seda põlevkivi ja see ongi kõige kallim. Ja ta ongi kõige kallim selle kvootide pärast. Nii et mida peab tegema, peab selgelt tegema hinnalae nendele kvootidele. Me pole ainus maailmas, kus juures on ka üks vale arusaam, et ainult Euroopa selle jamaga tegeleb. Isegi Hiina tegeleb selle jamaga. Isegi Hiinas on CO2 kvootide müügisüsteem. Aga seal on $10 tonn. Ja meil oli 92 siin detsembris. Ja meie elektrijaamad räägivad, et nemad on, nad saavad teenida raha, kui kvoodi hind pole kallim kui 17 €.
ja kui ta on 92, no siis muidugi läheb käest ära. Nii et see on lahendus, aga Meloni puhul on see, et kes seda kinni maksab lõppude lõpuks. Ta nüüd praegu vaatab ju, kelle õlgadele need 3 miljardit nagu panna. Nii et see on küll lahendus, aga hästi selle ajutine. Peamine on see, et meie valitsus julgeks seista märtsis, kui tuleb Ursula von der Leyen selle ettepanekuga, julgeks seista selle eest, et oleks hinnalagi, aga ma ei usu, et meie valitsus väga aktiivselt seda hakkab tegema, sest Eesti on ju kvootide müügist teeninud raha. Eesti kvootide, meil on kvoodid, mis jäävad üle, me need müüme, kui nad on kallis, me saame sellega rohkem raha muidugi ja me teenisime siin 250 miljonit aastal 2024, 350 miljonit aastal 2023, nii et see on see, millest me tegelikult elame. Ja valitsus muidugi ei ole huvitatud sellest, et see kvoodi hind läheks alla. Et nad panevad maksumaksja õlgadele kogu oma poliitiliste ambitsioonide kinni maksmised. See on probleem Reformierakonna valitsuse puhul. Ja, vaata, aga kogu selle asja juures ongi, see on väga lühinägelik, mis meie valitsus teeb. Jah, me räägime seal 200-250 miljonist, on ju. Aga teine pool on see, et kui sul on ikkagi elekter on kõrge, on ju, see otseselt mõjutab meie konkurentsivõimet, meie tootlikkust, meie majandus, meie inimeste toimetulekut, on ju. Ehk siis ei ole tehtud seda väga lihtsalt arvutust. Kui me loobuks näiteks sellest 250 miljonist, mis läbi majanduse elavnemise tuleks nagu lisandväärtus eelarvesse ja kogu nii-öelda SKP-sse. Et sellist nagu teadmist ja oskust ei ole ja ei ole ka julgus seda teha. Ja täpselt samamoodi, et kui Jana tõi välja, et Meloni on populist, aga nii-öelda tark populist, aga tegelikult praegu meie vajaksime seda. Et kui sa vaatad ka, Jana, seda viimaseid arved, jaanuari ja nüüd veebruari omad tulevad. Ma maksan neid. Sa maksad ma ka veel. Ma ootan nõudlusega, mis mul praegu tuleb. Ja, aga vaata, ja me saame ju ka mõlemad kirju, on ju, ja kõnes ja inimestelt, et inimesed on hädas, on ju. Mille osas, ja siis, kui me oleme nagu kogu selle info edastanud ka valitsusse ja peaministrile, siis sealt ei ole mitte mingisugust vastust tulnud, et vastus on täpselt selline, et miks te maju ei soojustanud omal ajal, miks te ei läinud õigel ajal üle paremale tehnoloogiale ja nii edasi, et elab paralleel maailmas. Aga kus see inimene saab selle raha, et maja ära soojustada ja veel endale paremat küttekehad? Nad ei ela paralleel maailmas absoluutselt. Nad on väga osavad manipulaatorid. Et kui ma vaatasin seda arvet, mul tuli arve, mul on maja, kus ma kütan 136 ruutu, ma panen selle ojase ära olekus, kui mind ei ole, ja ma sain arve 1008 eurot. Ja mul pole elektrikütte, mul on pump. Ja ma vaatasin seda arvet, mul on Brüsselis üürikorteris sama suur arve aastaga. Ja mõtlesin, kui oleks selline arve tulnud Belgias või Prantsusmaal, ta oleks juba ammu Eiffeli torniga ümber ajanud. Meie selles ökosüsteemis siin, meie inimene ju ei protesti. Ma ei kutsu kedagi nagu märatsema tänavale, aga põhimõtteliselt. Aga kas see muudaks? Muidugi muudaks. See muudab asju tegelikult Belgia, ma kogu aeg naeran, ma vihkan neid, kui sa pead nagu läbima linna, kui kõik on möllavad ja protestivad ja tunnelid on kinni ja kõik. Aga kurat, nad oskavad enda ees seista ja seisavad ka ja valitsus vaatab ümber kõik võimalikud maksud ja valitsus võtab kuulda. Meil seda ei juhtu. Enamgi veel, mida teeb Reformierakonna valitsus juba aastaid. Iga kord, kui keegi tõstab pead, esimene argument on, olete Putini käsilased. Tahate nõrgestada meid. Me siin juhime riiki ja teie tahate meid nõrgestada. Ja see on manipulatsioon. See pole mingisugune paralleelne maailm. Nad teavad väga hästi, et see eestlase punane joon, või ma ei tea, kuidas seda nimetada, ta on nii kuidagi paindlik. Et me saame aru, me peame kõik koos pingutama. Mind õudselt rabas see, kui mõni aasta tagasi õpetajad pidi streikima ja siis nad äkki ütlesid, et teate, me ei streigi, me anname endale aru, et praegu on raske olukord ja riigil on vaja raha. Mõtlesin, et kurat küll, kas meie õpetajaskond ei ole riik? Kas nad pole need, kes loovad meil tulevikku? Kas nendel pole raha vaja? Miks see niimoodi on? Ja see valitsus oskab seda väga hästi kasutada ja see on see, millest läbi lillade võib olla, millest rääkis eile ka president. Tegelikult, et dialoog ei ole, mingisugust arutelu ei ole, kõik on must ja valge ja Reformierakonna on alati valge. See muidugi on erakordselt raske teema, sest kui on sellised elektriarved, siis see mõjutab tegelikult mitte ainult eraisikuid, vaid ka tootmist, tööstust ja seeläbi töökohad. Et see tegelikult on tõesti
ma ütleks, suhteliselt katastroof, kuhu Eesti energiapoliitika on juhitud. Jah, vaata, see ongi see kindlustunne, millest ka president rääkis ja see kindlustunne, millest ka Jana rääkis, et kui tõi esile, et kogu see nii-öelda koorem on jäetud naiste õlgadele, et ei ole, vaata, eks see koorem on nii naiste kui meeste õlgadele jäetud, aga eks see kindlustunde puudumine mõjutab mõlemat. Ja sealt tekivadki need demograafiline nii-öelda selline olukord, nagu ta praegu meil on. Et kõik see on seotud, me peame aru saama, et kõik mõjutab seda just meie kestlikkust, eelkõige räägime pere loomisest ja nii kaua, kuni siis praegune valitsus sellest aru ei saa, siis nad peavadki kõnesi Tartus täpselt sellises laadis, nagu tehti seda 23. veebruari. No Kristen Michal ütles ju selgelt, Tauri, ära mures, ütles, kui me räägime eesti keelt ja mõtleme eesti keeles, ega me siis välja sure. No see oli mingi demograafiline, kuidas ma nüüd ütlen, väga julge selline samal ajal statement. Langetavad kvoote, nii et palgakvoote selleks, et tuua sisse võõrtööjõud. Seda muidugi tegelikult ei taha, aga mulle tundub, et me peame ikkagi saate kuidagi lõbusamalt kokku võtma, sellepärast, et muidu jääb selline tunne, et teeme nalja siis. Ei, nalja me ei tee, aga kas on nüüd mingit sellist võluvitsa, mis võiks Eestis midagi paremaks teha, sest kõik räägivad, mis on halvasti. Aga äkki sa, Jana, oskad välja pakkuda, kui Brüsselis nad protestivad, ma saan aru, see on hea, aga kas on veel midagi, mida ka valitsus võiks teha? Rahvas peaks minema tänavatele, see on selge, aga mida võiks valitsus teha? No ma võin siin nagu fantaseerida, mida kõike võiks teha valitsus, aga me saame ju aru, et nad seda ei tee. Me ju näeme seda. Ma saan aru, aga kas sul üks idee pakkuda on, et valimised on kohe tulemas? Just, selline ma tahtsingi jõuda, et see on selge, et see valitsus on lootusetu. Seal on Eesti 200, kes kramplikult hoiab nagu kinni küünte ja hammastega ja ma ei saa üldse aru, mis seal toimub. Ma siin lugesin, kusjuures tuli päev enne, oli 23. Tuli uudis, et Ida-Virumaa see kurikuulus kutse-hariduskeskus, nemad mitte ainult, et praegu nad teevad seda eestikeelset intensiivi, sellest jääb kogu Eesti. Nüüd nad otsusesid, et nemad loobuvad venekeelsetest täiendavatest kursustest. Ehk siis täiskasvanutel oli võimalus minna, ma ei tea, õppida potsepaks või midagi sellist. Nad sellest nüüd loobuvad, kuigi riik neid kursusi toetab ja maksab ja ma vaatan seda ja mõtlen, et kurat, kellele allub see keskus? Nagu on ju haridusministeerium, on ju, kes rahastab selle konkreetse keskuse tegevust ja siis Agur ütleb, teate, minge metsa, austatud ministeerium, ma ei hakka sellega tegelema. Ja siis minister ütleb, oi, see on tema valik. Mida arutada? Nagu, mis see nagu on? Sa räägid nagu valitsusest. Kuhu ma tahtsin jõuda? See valitsus nagu juhi protsesse, mul on selline tunne. Jätame selle keele küsimuse kõrvale, aga kui meil on, see on ju piirkond Ida-Virumaa, see on piirkond, kus toimub see nii nimetatud õiglane üleminek, mis pole üldse õiglane, kus inimesed peavad kogu aeg endast kuidagi nagu ümber õpetama, anname neile selle võimaluse. Mingi, ma ei tea, mees 52 aastat, endine kaevur, ta tahab mingit ümberõpet ja mõtleb, et tal ei saa. Ja selle peale valitsus nagu laiutab käsi, ütleb, oi, see on Aguri valik. Hendrik Agur on meil nüüd Eesti peaminister või ma ei tea, mingisugune Ida-Virumaa kuningas või mis toimub üldse. Ja see on nagu igal pool, ükskõik kuhu sa vaatad, see on igal pool. Või mida ütleb meie minister Terras Tallinna linnale? Ma ei hakka teile nagu teie makse üle kandma. Mis asja? Kui sa küsid, mida see valitsus peab tegema, ära minema. Ja mul ei ole nagu muud ette. Minge ära. Jana, see on päris julge, aga aasta pärast neil vist see õnnestub. Et aasta pärast võist tulevad. Siin tuleb ikka mingi pingutus ikka tuleb ette võtta. Mis puudutab seda ümberõpet? See on tegelikult väga vajalik. Kahju, et meie riik jälle sellest aru ei saa. Riik saab, aga või valitsus. Ei, mina ütlen niimoodi, see, mis toimub praegu seal Aguriga, see toimub rahulikult Haridusameti või Haridusministeeriumi vaikival nõusolekul. Ja küsimus on, kas ta on ka vaikiv nõusolek on omaette veel. Ma arvan, see on nõusolekul. Nüüd see teine pool, kus me tööandjad ütlevad meile, meil teatud sektorites ei jagu töökäsi. Meil on vaja neid, ütleme, torumehi, luksseppasi, keevitajad, elektrikud ja nii edasi. Siis pakutakse tegelikult seal samas pakuti Ida-Virumaal ümberõpet.
nüüd öeldi, et tegelikult ümberõpe saab toimuda ainult eesti keeles, aga me teame väga hästi tegelikult enamasti, et mis on see nagu keeleoskustase seal, see puudub. Ja paralleelselt me näeme, kuidas meil Riigikokku tuuakse, millest ma juba rääkisin, seaduseelnõud, kus vähendatakse nõuet palgale, enne meil oli Eesti keskmine pidi võõrtööjõule maksma, nüüd tahetakse vähendada 0,8 peale keskmisest, kus me toome võõrtööjõudu sisse, kes ei valda üldse eesti keelt. Lisaks sellele, et nad ei valda, nad ei ole isegi meie kultuuriruumiski aru nad ei saa ju meie kultuuriruumiski aru, et see on nagu kõik nii-öelda lubatud meie valitsuse poolt, aga see, et me seal kohalikele inimestele, kes on siin aastaid elanud ja sündinud, ütleme, et ei, teie rohkem ümberõppesse ei tohi tulla, kui te ei valda eesti keelt. Kas see on nagu see lähenemine, mida tahaks näha? Ei ole. Et ma arvan, ka meie kuulajad. Ma ütleks selle peale kommentaariks, et kunagi oli suur vaidlus Taavi Rõivase valitsuse ajal, et kas tohib 1000 inimest sisse tuua Eestisse või mitte. Ja see tundus nagu suhteliselt suur number, aga täna on meil 10 000 ukrainlasi, ma arvan, nad elavad siin ja ma ei usu, et kõik on keele sama hästi ära õppinud kui mõned üksikud näited, kes on siin raadios ja teles 6 kuuga, mitte trammijuhiks, aga eesti keelt rääkima, et sellised inimesed on olemas, aga need ei ole kindlasti 40 000. Need on erand, ütleme niimoodi, et sama kas, osa statistikat ütleb, et neid on 40, osa ütleb 60, ma arvan, et seal 40-60 vahel need ukrainlased siin on. 1000. Jaa, 1000, aga küsimus on ka selles, et nad on töötajad valdavad, ehk siis nad pakuvad meil lisandväärtust, nad täiendavad meie SKP-d, see on välja arvutatud kuskil üle protsendi, mis nad toovad lisandväärtust, ja nüüd mõtleme selle peale, kui sõda lõpeb, aga ükskord see sõda lõpeb, kui palju neist jääb siia, kui palju läheb ära, ehk siis tegelikult see põud, tööjõupõud, mis meil võib tekkida mõne aja pärast, on märkimisväärne. Ja siis me oleme tõelises kriisis. Aga selle kriisi teadmisega ma ka täna saate lõpetame, et oleks et stuudios olid Europarlamendi liige Yana Toom, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats, mina saatejuhina Janek Mägi ja Keskommik jälle nädala pärast.